Ühesõnaga otsustad tüübist ainult head rääkima hakata, et minevik selja taha panna ja siis su enda nii-öelda fännid hakkavad sulle lambist puid alla loopima lihtsalt. Aitab viisakusest. põhimõtteliselt esimese 10 sekundiga tüüp väidab, et ta rääkis ainult head minust, vaat. Seda te nägite sealt sellest streamist siis kunagi, kui oli Chauceri stream. Ja siis nad ennast seal täis jäid ja siis beefiga hakkusid vaata. Ja see oli siis see hea rääkimine. Kes mäletab, see mäletab. Jou Rand, vaadab nüüd. Tervis on hea. Joo. Ma ei ole wannabe, ma olen OG, mis sul on ajud katki, mina üritan relevantseks saada, please. Kui sina mähkmetes olid, mina Tom Greeni streamis sisu tootsin siis. Pane mokk in ja kuule tatt nokk, mis ma ütlen sulle nüüd. Sulle meeldib dissida teisi, imeeme dissi ja reisi. Veidi ringi ja näe maailma, äkki hakkad mõistma ka teisi. Kui proovid jalga nende kingi, tee ma planeedile tiir peale ja avastad, et käisid lihtsalt põhjanaba ümber ringi. Sest maa on lame ja kui sa kannatad tõtt, ole hea, näita mulle kumerat vett. Tõsta perse arut tagant ära ja kui tahad mingi panna mulle ära, siis tõsta mulle näkku see kära. Suur poiss oled endarust, teed teisi maha. Vanust on, kombeid nagu on, aga pärismeeste kombel probleeme lahendada ei taha. Aga mis need pärismeeste kombel probleemide lahendamine on siis? Kas ta nagu legit arvab, et ma nagu lähen 80-90 kiloga ta 50-60 kilo vastu? Et joo, lähme kakleme kuskil või? Nagu teile kirjutas nagu chati ka, et mingi, et järgmine asi lähme ringi, vaata. Siis ma ütlesin, et nagu see ei ole mitte mingit pidi hea idee, vaata. Et see on täpselt samamoodi, et kui mina lähen Einariga ringi, siis ilmselgelt ma võidan, sest mul on massi mingi 1,3 rohkem, vaata. Teistpidi on see, et kui ma lähen Luigega ringi, siis ilmselgelt Luik võidab, sest tal on massi nii palju rohkem. Ja me oleme seda nagu arutanud Luigega juba pikalt, et võiks teha midagi, vaata. Et noh, ma ei tea, raha eest kõigeks valmis, vaata. Kui sealt pileti tulu teenib, siis ma võin minna, vaata. See on nice ju. Luik on mingi 10-meetrine ka, vaata. See on eriti putsis. Sinu suust tuleb sitt, vitt, pask ja kusi. Panin keskiarva oma arvamuse selle video alla, D. Jaa, Luik, ma nägin, ma loen selle hiljem läbi ka. Räägi mulle, mis sind vaevab, YouTube, türa väike naga. Ära mägi kuskil streamis, ära räägi minust taga. Saame kokku ja lahendame selle meeste kombel ära. Kuuled või? Saame kokku ja lahendame selle meeste kombel ära. Tegelikult kerib perse, ma ei ole mingi fucking kera. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sinna olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sinna olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sinna olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sinna olid pauk oma isa kotides. Ma arvan, et ma on lame, sina arvad, et see on vale ja teed mind maha. Aga kui sellepärast mu sõber enam olla ei taha, tuleb välja sinu tõeline pale, ei kannata või, suht hale. Äkki nasi hoppis sinus, äkki sina hoppis lame. Mujume samas vees, aga ma olen veits teine kala siin vee sees. Sojud läbi veest, aga mina näen seda vett. Meie erinevus on see, et mina räägin tõtt. Kunagi kaagulsid kõigiga kaasa nagu kana, mine tööle. Nüüd kui lõpuks sama. Ma ei ole kunagi nagu öelnud, et mine tööle, vaid ma olen nagu rääkinud seda alati, et see, et Einar on nagu selle töö tegemise vastu ja mis iganes, et see on nagu vale, vaat. Et sa ei saa inimestele öelda, et mingi wake up, ärge minge tööle, et teie ajusid pestakse, vaata, see on bullshit, vaata. Iga inimene, noh, ma ei tea. Vana ütled, ma ei käi tööl, ma teen tööd. Aga kas sa oma sõnu ka nüüd sööd? Räägi parem, miks sa oma sponsoreid lööd? Vend äriseb ikka sükest isegat paska ja mõla oma suust. Istub ja väriseb, sest kardab, et jahin tema küla kuulsust. Ega egoist vist ei mõtlegi millegist muust. Kui sellest, et ta nimi kõlaks kellegi teise suust. Käib vittu, mul on pohhu mitu vaatamist. Oi, mille... Mul on tõmba nahhui, mina üritan viewse saada. Come on mees, ma juba sain need. Ma olen nii open-minded, et mu painutustel on painded. Avastasin enda seest uue ande. Nüüd surfin tänapäeva räpi lainetel. Huvitav, kas sa vastad ka? Nii kaua, kuni sul on mainet veel. Davai, laulge kaasa raisk, jao. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sinna olid pauk oma isa koti. Nagu
ma ei tea, võib-olla nagu ma saan asjast valesti aru, aga minu meelest see, kuidas ma nüüd ütlen, see vaheflow nii-öelda, vaata see, et sina olid paukiga oma isa kottides, minu meelest see on parem kui need ülejäänud nagu so-called riimid, vaata. Et talle soovib see laulmine rohkem minu meelest, sest see on nagu, see läheb nagu teemaga kokku ja see on nagu selles suhtes nice. Tides ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Kõige saavad aru, et oled butthurt, kuna toimetasid siin aastaid ringil ma oluliselt tulnuta. Oota, mida vittu sa toodad butthead, ega mina ju oma elu YouTube kommentaariumisi kuluta. Ja sa reaalselt võrdled mind kellega. Okei, ma mängin su mängu hea meelega. Võrdleme siis. Üks istub arvutis ja õhtul hilja mänge mängib. Teine istub LA restos ja hilja naissuleriga hängib. Esimene alustas livestream. Siis üks istub arvutis ja õhtul hilja mänge mängib. Teine Kati, sina või? Me ju kõik... Ei. I'll save it. I'll save it, kutid. restos hilja naissuleriga hängib. Esimene alustas livestreami minu kanalis. Teise nimise tuntuks Tom. Jälle pask. Mina ei alustanud oma livestreame kuskil Einari stuudios. Mina olin selleks hetkeks, ma nüüd ei ütle, et ma olin mingi suur striimer, aga tollel hetkel mul oli seal juba mitmeid kümneid vaatamisi striimi maastikul, kui Einaril ei olnud veel striimi kanalitki. Ja siis ma mäletan, kuidas ma läksin tema stuudiosse, sest ta kutsus mind. Stuudio oli siuke väiksem kui mu ühetoaline korter, eks ma pakun, et ta oli siuke 10 ruutu. Ja siis ma mäletan seda, kuidas seal stuudios ei olnud mitte midagi. Seal stuudios oli 2 lauda, 1 monitor ja 1 telekas. Ja siis ma läksin sinna stuudiosse ja siis me minu meelest mängisime seal Pleikari peal, mängisime PlayStation 3 peal, mängisime GTA 5, sest GTA 5 oli suht hiljuti välja tulnud. Ja siis me tegime seal mingisuguseid videoid. Ja siis see nagu päädis sellega, et õhtul hilja mingisugune, ma mäletan mingi kella 2 paiku öösel, me läksime kuskile lastekodu. Ja siis me varastasime, ma ei tea, tegelikult me nagu ei varastanud, aga Einaril oli mingi kokkulepe kellegiga, sest ta elas seal lastekodus või oli see lasteaed või mingi väga veidre koht, nagu mingi nurgatagune siuke koht, läksid välisuksest sisse või see oli mingi mängumaa või mingi asi. Ja siis seal kõik oli mingi nagu mänguasju, oli terve alumine korrus täis ja need laste vaibad ja asjad vaata. Ja siis teisel korrusel oli mingi samamoodi üks tuba, mis siis nagu vist ta nagu üüris endale või midagi. Ja siis me sealt võtsime ühe madratsi, mis oli siis nagu tema oma nii-öelda. Ja siis alt kuskilt me võtsime mingisuguse teise madratsi. Ja siis me läksime nende madratsitega keset ööd. Kõndisime mingi kesklinna tagasi sinna kontorisse. Ja siis me magasime seal nende madratsite peal. Ja siis ma mäletan seda, et kuna meil ei olnud süüa, siis me põhimõtteliselt ainuke asi, mida me tegime, oli see, et me jõime kohvi. Sest, jah. Kanalis. Teise nimise tuntuks Tom Greeni kanalis. Ühel on hashtagid, enda sõpru backstabib. Teisel pole hashtagi vaja, enda sõpradega näost näkku räägib. Ühel hakkab kuulsus nagu kusi kohe pähe. Teine täheks loodisavutusi on liiga vähe. Üks on autist, teine on artist. Mina mängin filmides, vaata IMDb'st. Sina mängid mängelu lõpuni vist. Uuspõllu topeltgänger Tamme gümnaasiumist. Kas teil sitaratastel koidab, et see sitt, mis te ajate mu hinge toidab? Ma ei ole kunagi isegi üritanud saada mingiks YouTuberiks või streameriks, kitsa maailma vaatega piideriks, kurdi Rakvere viineriks, nagu neid ridu siin. See sisu, mis ma tegin lõdva randmega, sest mu südames on isu, mida sai hoomama pandega. Vabandaga, aga ma teen midagi paremat oma andega. Viimast korda, ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides. Ma kumerusi otsides, kui mina tegin videosi, sina olid pauk oma isa kotides.
ma tahaks öelda veel mõned read, tahaks öelda siia lõppu, et Istol tegelikult pole päris sõpru, sest et tead, tuleb välja, et ta kunagi polnud päris sõber mul, päris hull ja kõik tema fake sõbrad. Kui sa ei ole Einari sõbrad, siis sul ei ole sõpru, vaata. Kuulate, terve see fucking punt, raputate küll pead, aga kas olete kunagi mõelnud, miks Istol thumbnailiks on üksik hunt? Thanks, et puid alla loopisite. Panite nii see ennast kui tule minu sees mõlemad põlema. Nagu mul on päris häid ideid, nagu, mida talle vastu saaks tulistada, aga ja mul on vaja kedagi, kes nagu tegeleks produktsiooniga nii-öelda. Aga ühesõnaga, ma ei tea, ma vaatan läbi, mis inimesed pakuvad nagu sinna, ma ei tea, näiteks kirjutage sinna Facebooki, ma arvan selle Team Isto selle lehe peale, et kui me leiame mingisuguse tüübi, kes nagu päriselt oskab nagu seda kokku nagu lõigata ja mis iganes, siis let's do it. Aga ma ise ei oska seda teha ja ma ütlen ausalt, ma ei viitsi ise mähkida. Väike pede raudselt aitab. Päike on ka lame. Päike on lame. On küll, jah. Kõik teised on planeedid tegelikult, aga ma olen lame. Sellepärast, et me oleme kõik erilised. Ja Einar on nagu inimene, kes on siis awakened. Bänger. Tegelikult on hea. Mine lihtsalt ukse taha, löö kasti ja pane tääbi või mida vittu. Mis asja? Ja ma Sevakiniga küll midagi ei tee, ma arvan. Sevakin on liiga overkill, mingi low grade, mingi distracki jaoks nagu. See on nagu veits nagu... ma pidin Luige kommentaari lugema. Kiirepikene. Ma ei oska kohe. Nii, härra Luik on siin, proovin niimoodi näidata, et teie ka näete seda. Mul on see kämm on veits mingi halva koha peal. Oih, mitte vastused, vaid ma pean vist ülespool, nii vist põhimõtteliselt. Sa räägid oma laulus, et tissi saab inimene, ehk siis Isto backstabib sind, aga mõtle korra, miks sa selle laulu tegid. Sa üritad head rääkida ja minevik selja taha panna, Isto ei olnud nõus ja saatis vittu sind ja siis sellepärast tegid diss-tracki. Isto on küll tüli algusest saati hoidnud sinu suunas sama suhtumist, et käi vittu ja lihtsalt selle peale, et su vabandust vastu ei võtnud, teed dissi. Kas sa siis ei näe veits sellist silmakirjalikkust? Nagu, miks see teema nagu üldse alguse sai, oli nagu sellepärast, et ma ütlesin, et ma ei ole lame nagu. Ja et me isegi mingi vaidlesime nagu, mitte on stream, vaid me isegi mingi aeg nagu vaidlesime nagu Facebook chatis, vaata. Et ta mingi kirjutas mulle, saatis mingid videoid, et türa, et usalda mind, vaata. Siis ma ütlesingi, et türa, lõpeta ära, vaata, et türa ma on nagu... ajateenistused asjad läbi käinud, et see ei saa olla nagu nii, miks? Sobimu kapaga laulma KLL koos #korralikkon. Sellepärast, et päris elus on põhi ühes kohas ja kaardi peal on põhi teises kohas. Sellepärast ongi vaja nagu põhja seda kasutada, seda kuradi... põhjasuuna seda kuradi, kuidas ma ütlen nüüd, tere, mis asi see on, see parand, põhjasuuna parand, vaata, et kui sa lähed kaardi pealt, lähed päris elu peale üle, vaata, siis sa pead kasutama suunaparandit, kompassid, asjad, vaata, et need on nagu põhjasuund on nagu kahes eri kohas, vaata. See on suunaparandit pead kasutama, sealt tulenevalt nagu ei saa olla maa lame, sest kaart on lame. Aga kui sa tuled kaardi pealt, tuled päris elu peale, vaata, siis sa pead kasutama suunaparandit. See ei toimiks ju muidu. Kui oleks kaart ja kuradi maakera oleksid mõlemad lamed, et siis nagu sa ei peaks kasutama mingisuguseid kuradi suunaparandeid nagu, come on, türa. Ja ma ütlesin talle seda ja siis ta sai mingi vihaseks mu peale, et mingi
ma isegi ei mäleta, mis see täpselt toimus. Ja siis me mingi vaidlesime seal ja siis me mingi ei rääkinud mingi ülipikalt. Ja järgmine hetk, kui me rääkisime, oli siis, kui mingi, nad olid Chauceri juures ja siis mingi täis jõid ennast. Ja siis helistasid mulle ja siis seal oli jälle mingi, anna mulle andeks mingi. No ma ei tea, no ma ei nagu, mida sa ajad vaata, et nagu mul ei ole suga nagu mingit teemat, et lihtsalt ma ei viitsi nagu arutada seda ja las olla. Aga nagu kõige räigem ongi see, et miks ma nagu ei viitsi nagu selle inimesega nagu suhelda enam, ongi sellepärast, et vahet ei ole, kas ma nagu nii-öelda lepin taga ära või ei lepi. Fakt on see, et ta ikkagi surub peale oma seda mingit paska vaata ja ma ei viitsi kuulata seda lihtsalt. Olgem ausad, mis mööda on läinud mingi 1,5 aastat või? 1,5 aastat on mööda läinud ja Einar räägib siiamaani oma lamedast maast. Ma lähen mängin GTA 5, läheb 2 nädalat mööda, Einar on kohal ja esimene asi, mis ma ta suust kuulen in-game, ma on lame. No. Ja siis ta räägib, et mingi et teised mingi, ma ei tea, pesevad ajust. No mida sa ajad, tere? Iga asi sinuga seostub on mingi lame maa, putsi, ma ei jaksa kuulata sellist sitta. Kui siin keegi kellegile nuga selga lööb, siis oled see sina. Sa näitad inimestele selle dissiga seda, et sa ei suuda otsustes kindel olla, muudad oma meelt kogu aeg. Sa näitad selle dissiga veel seda, et istu tegi õigesti, et su vabandust vastu ei võtnud, sest esimesel uuel probleemil sa lööksid talle noa selga. Kui ei õnnestunud vabandamine, liigu eluga edasi, las jääb kõik, mis sa oma eluga teinud oled, ongi joosta ühest asjast teiseni, sest sul hakkab igav. See on luige pealt nagu true fact, sellepärast, et vahet ei ole, kas me räägime striimidest, noh, ta ei ole mingi striimer, olgem ausad. Kui me räägime filmidest, ta ei ole mingi näitleja, vaadake neid filme, mis ta on teinud, noh. Ta ei ole mingi režissöör, ta on teinud ühe filmi, ta on nagu selles suhtes tubli, ta andis nagu endast parima, on ju. Aga nagu, noh, see ju tegelikult ei tulnud tal välja. Ta on nagu tubli, et ta proovis, aga nagu tegelikult see ei tulnud tal välja. See lühifilm, millest me siis räägime. Ma ei nagu, noh, et ta nagu arvab endast nii palju, aga nagu tegelikult sealt nagu ei tule väga midagi. Ja siis me võime ju rääkida samamoodi sellest kuradi viimasest, mis ta siin tegi nüüd seda jutusaadet või talkshow'd, mis ta siis sõprade raha eest, laenas sõpradelt raha, ostis endale kuradi uhkend mikrofonid, värgid, särgid, terve varustuse ja siis ta tegi seda asja mingi 6 aega, mida ma ka streamis ütlesin, et ta ei tee seda lõpuni vaata, vaid tal hakkab igav ja ta lõpetab selle asja ära ja ta tegigi seda lihtsalt lambist lõpetas ära, müüs asjad maha ja võttis raha ja tõmbas Inglismaale leegid. Instagramis pilti ülemus. Samamoodi nagu ta tegi YouTube'is ja mis ta tegi, YouTube'is tegi mingeid videoid ja siis ta tegi see, mis see krüptokurentsi sait oli, see Steamit. Tegi sinna videoid vaata, et ma nüüd hakkan uut filmi tegema, et saatke mulle raha. Ja siis ta sai mingi perse täis raha, siis kui see kuradi Steamiti krüpto oli kõrgel. Sai perse täis raha kätte ja siis ta tegi YouTube'i video, et ma olen jälle awakened, jälle, Jumal ütles mulle, mis ma oma eluga tegema pean ja nüüd on niimoodi, et ma ei teegi filmi, ma lähen Inglismaale. Ma võtan teie raha ja ma lähen Inglismaale. Kuigi ma lubasin, et ma hakkan filmi tegema, aga mul on pohhui tegelikult, ma ei viitsi teha. Ma olen nüüd awakened, ma rääkisin Jumalaga. Olsima on kindlasti väiksemaks. Muutsid meelt ja üritad kivi südant mängida ja nüüd on jälle pohhu ja andke põhjus, miks siin positiivselt tagasisidet saada oma distracki kohta on see, et sa röstid siin istud oma 12-aastast ees ja distrackid on teemas. No see on true, aga ega mul on ka omad 12-aastased türa ja ma tissin vastu. Aga su noored toetajad ei tea munnigi sellest ülist, kuidas päris röstimine käib. Rösti taga võiks olla ka mingi sinu vaade, kus sa kirjeldad olukordasid, mitte tuim laul. Lihtsalt sellepärast, et sulle ei antud andeks.
see polnud mingi röst sind rikkis, see oli sinu cry for help, sest olgem ausad, sinu ja su fännide kollektiivne IQ ei suuda isegi saia viilu kergelt röstida. Türa, luik paneb niimoodi kohe. Mul oli sinu vastu respekt. Selle lauluga kadus Pada soimab katelt, uhed mustad molemad. Nii on, jaa. Pada sõimab katelt nagu, aga seal ongi nagu see, et miks vaata? Miks? Aga noh, content on content ja selles suhtes ta sai nagu, ma ei tea, mina nagu, mina panen like'i, sest nagu selles suhtes, et tüüp pani ikkagi tööd sisse ja see oli ju selles suhtes nagu hästi tehtud ju. Ei olnud, ma ei tea, vähemalt minu meelest oli nagu, vähemalt Eesti maastiku parim diss siiamaani nagu. See on nüüd minu arvamus. Ja vahel piisab pilgust ka, kui pole tundeid sõnadesse tõlgitud. Nad ei karda hoolida, ei hoia häid emotsioone alla. Kunagi ei soovi nad halba ja kui juhtub, siis juhtus kogemata juba möödas unustatud. Mida vittu, me oleme 13 nüüd, ise ütlesid eelmine aasta. Ja.